Päevakorrapunkt 11. Eraüldhariduskooli toetus. Ettekandjaks taas Tiia Teppan, palun. Tere jälle. Käesolega toon siis teie ette määruse, mis annaks selgust meie eraüldhariduskooli toetamise ulatusest perioodil 1. jaanuar 2017 kuni 31. august 2019. Teadaolevalt on Riigikogu võtnud 7. juunil käesoleval aastal vastu erakooli seaduse ja millega siis muudetakse erakoolide toetamine omavalitsustele vabatahtlikuks. Kuid aastatel siis 2017 kuni 2019 eraldatakse nii-öelda üleminekuperioodi jooksul riigi poolt veel erakoolidele ka toetust. Ja seda kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolide tegevustoetuse määrast 75% ulatuses vähem. Ja meie linnas on tõesti väga tublid erakoolid ja nendes on õppimas 1300 last circa ja nad on käinud ka haridusosakonnas ja selgust saamas, mis saab edasi. Ja seoses sellega, et erakoolid on meie poolt tunnustatud koolivõrgu üheks väga oluliseks osaks ja nendel on ka kindlust vaja, et katta oma investeeringukulud ja ka lastevanemate osatasu ei saa nad tõsta rohkem kui 10% aastas. Sellega seoses on siis käesolev määrus ette näinud toetuse määrad ja erinevates ulatustes. 1. jaanuarist 2017 kuni 31. august 2017 on siis toetuse määr 87 eurot, mis on praegust kehtiv määr ja lahutatakse ära riigipoolne toetus ning meie linnapoolne osa oleks siis 38 eurot, 36. Ja järgmisel õppeaastal me siis vähendame seda piirmäära 10% võrra ja lahutame jälle ära riigipoolse toetuse, mis arvutatakse iga aasta uuesti munitsipaalkoolide tegevuskulude baasil ja nii ka järgmisel aastal veel 2018 kuni 2019. Eelnõu seletuskirjas on ära toodud tinglik tabel lausa kuude kaupa, kui palju oleks siis see meiepoolne, linnapoolne toetus erakoolidele. Ja see määrus siis peaks andma kindluse erakoolidele kuni aastani 2020 ja loomulikult kõik erakoolides käivad lapsed peavad olema ka meie elanike registris sisse kirjutatud, ainult sellisel juhul me toetame neid lapsi. Hariduskomisjonis või rahanduskomisjonis oli väga asjalik tähelepanek, et määruse paragrahvis 3 lõige 8 on natuke raskesti mõistetav punkt, et toetatav õpilane ei õpi teises sama haridusastme õppeasutuses ja arutades seda linnavalitsuses me saime aru, et see tõesti ei ole kuigi võimalik ja me oleme muudatusettepanekuga nõus, et see punkt välja jätta, et ei oleks see määrus nii ebaselge. Aitäh ja soovin, et volikogu toetaks seda ja annaks meie erakoolidele kindluse meie haridusvõrgus tegutsemiseks. Aitäh. Kas on küsimusi? Kolleeg Kinter, palun. Siin lisatud õiendi kohaselt on, eks ju, munitsipaalkoolides on kohamaksumus on 64 eurot ja minu küsimus, et miks erakoolidel on see 22 eurot suurem, eks, et me maksame erakoolidele rohkem kui munitsipaalkoolidele või on siin õiendis midagi segamini läinud? Ei, see on täiesti õige, aga see on seotud praegu erakoolidele makstava riigipoolse toetusega ja see on keskmine Eesti tasu, tegevuskulude tasu munitsipaalkoolides. Meil Tartu linnas on ta madalam ja nüüd uus Riigikogu poolt vastu võetud määrus ongi tehtud selgemaks sellisel kujul, et kohaliku omavalitsuse territooriumi asuvate munitsipaalkoolide tegevuskulu võetakse aluseks. Aga praegust on riigi keskmine ja see on 87 eurot. Ja me maksame erakoolidele selle järgi. Palun. Õigemini praegust maksab riik.
kolleeg Kinter, teine küsimus, palun. Ma lihtsalt jah, et see tähendab, et me tegelikult ei pea seda maksma. Ja teine küsimus on, tegelikult erakoolid räägivad hästi palju, et nemad on eelkõige erivajadustega õpilastel, aga siin ma ei näe mingisugust diferentseerimist, et see üldse ei sõltu sellest, kas need lapsed on erivajadusega või mitte või? Ma arvan, et erakoorid on võtnud sõnast kinni, et erivajadustega lapsed on ka andekad lapsed ja nad võib-olla võtavad seda erivajadust kui andekust. Palun, on veel küsimusi? Ei näe. Aitäh. Ja hariduskomisjoni poolt lubage mul siis teatada teile, et komisjonis oli samuti väga põhjalik arutelu, sealhulgas sarnased küsimused, nagu kolleeg Kinter siin küsis, aga komisjon sai ammendavad selgitused ja vastused ja komisjon leidis, et on mõistlik see eelnõu niimoodi vastu võtta. Kas on minule küsimusi kui komisjoni esindajale? Ei näe, aitäh. Sõnavõtusoove laekunud ei ole, repliigisoove ma ei näe, lõppsõnasoovi ettekandja, kaasettekandja ei soovi, keegi ei soovi. Nüüd juhin tähelepanu, et linnavalitsus on rahanduskomisjoni ettepanekul siis ka nõustunud parandusega, mida Tiia Teppan esile tõi. Kas on mõtet seda eraldi arutada? Soovib keegi? Ei nõua. Siis panen eelnõu hääletusele selle parandusega, kes on seda meelt, et see vastu võtta, palun käega märku anda nüüd. Kakskümmend 6 poolt, kas on vastuhääli? Ei ole, otsus vastu võetud.